tere tulemast Eesti Noortekirjanduse kanalile, käimas on noortekirjanduse kevade intervjuude sari ja täna on külas Mai Torim, tere Mai! tere! Meil on selline, ma saan aru, õnnelik võimalus juhatada sisse sinu, oleks tahtnud öelda esimene noorte raamat, aga ma saan aru, et tegelikult vist juba teine. et Kärbes sind võtku on just kohe-kohe ilmumas, nii et ma arvan, et me vist räägime sellest raamatust täna rohkem. jah, jah, just, et esimene, mis ma välja andsin aastal 2017, oli Tüdruk, kes kukkus kaevu. Ja seda ma ise žanriliselt noorteromaaniks too hetk ei taibanudki määratleda, aga pärastine tagasiside on seda justkui selleks teinud, et aga nüüd see Kärbes sind võtku on küll täitsa sihtrühmale kirjutatud jah, noorteromaan. Ma saan aru, sa ju ennem, kui meil kaamera käima läks, ütlesid, et sul on niisugused sünged lood, et sa armastad süngeid lugusid, et sa näed nii päikseline välja. et kus, kus see süngus tuleb, et kas see on siis, varjud jäävad selja taha, eks ole. Ähm, ma mõnes mõttes ma samastun selle teismelisega just selle sünguse koha pealt, et ma ise kunagi olin selline sünge teismeline, kes oli kimpus oma mõtetega ja siis ma mäletan, kuidas ma seisin Tartus Raekoja platsi taga ja võtsin vastu otsuse, et nüüdsest olen ma optimistlik ja rõõmus inimene ja see ongi minu neuronid ümber kirjutanud ja ma olengi selline rõõmus ja optimistlik, aga minu looming, et sinna see raskus jäi ikkagi sisse ja sinna ma ta kanaldan. Ta ei olegi nagu, pigem on need nagu sellised karmimad teemad, mis vajavad käsitlemist, kuna ma töötan ka õpetajana koolis, siis ma näen igapäevaselt päris selliseid teravaid küsimusi, teravaid teemasid ja ma tahaks lihtsalt mitte moraali lugeda, vaid panna inimesi mõtlema. Et moraali lugemine kirjanduses väga hästi ei toimi, olen ma aru saanud. Et kui ma ka ise loen, et siis ma ei taha lugeda, et keegi mulle peaks nagu loengut seal, vaid ma pigem nagu loeksin just seda mingi väikese viguri läbi, et seda ma üritan ka ise teha. Nojah, eks see moraali lugemine, see on sinna etiketiraamatutesse, et need, kellel on Just. huvi, et siis ähm, aga kus su inspiratsioon tuleb, et sa ütlesid, et noh, koolist ja iseendast, aga kas sa korjad neid lugusid kuidagi mujalt ka või nad tulevad su juurde? On sul mingid lemmikteemad? Mm, paraku on üks lemmikteemadest surm, kuna sellest on üsna vähe võib-olla juttu selles mõttes, et kuidas selle tundega toime tulla ja mu lemmikteema on ka tunded ehk siis nagu see, mida inimene psühholoogiliselt just tunneb, mitte mingisugune noh, ma nimetan seda küll pealiskaudseks armastuseks, on ju, aga et noh, et see sügavam asi seal taga, et tunnetel on mitu tahku, et sa võid olla hunt ja jänes üheaegselt, et kuidagi nagu see kõnetab ja surmateema just sellepärast, et see annab nii palju inspiratsiooni, sest see on nii raske teema. Et siis nagu mõnes mõttes tahaks justkui iseendastki rohkem teada saada, kui seda lahata, et näiteks see Kärbes sind võtku saigi konkreetselt küll 10+ aastat hiljem inspireeritud sellest, kuidas ma nägin oma vanaisa matusel vanaisa surnu keha peal siis näol kärbest. Ja see pani, ma ei tea, mille pärast, aga tuli nüüd minu juurde tagasi siis eelmisel aastal see mälupilt ja see hetk. Ja see lugu lihtsalt sündis niimoodi sellest johtuvalt, pluss ma panin sinna sisse ühiskonnas aktuaalseid teemasid ka, mis nagu vajavad tegelikult käsitlemist ja mille poole pöördumist justkui nii-öelda. Et Eesti mütoloogias see kärbes on selline noh, niisugune vaese mehe hingelind natukene, et et noh, tuulis peaks minejatel oli see kärbes, mis lendas või mesilane, mis lendas huulte vahelt välja ja sellise paha hing, et kas seal sinu raamatus see kärbes toimib samal moel või on ta kuidagi teistmoodi sümbolina? No
jätaks natuke salapära, et selles mõttes see kärbes on seal keskse liini tegelane ja ta on selline, ta ei räägi seal, aga ta räägib sõnadeta ja ta kannab jah, selles mõttes ka hingedega seost, et eks ta seal selle hingeloomana on, et piisas ühest kärbsest unenäost ja ajalootunnist, et ühe noormehe elu oleks natukene pea peale pööratud, et selline lugu. Kus, kas sa saad öelda, et kas ta on siis selline fantastilisem ulmelugu või ta on ikkagi selline realistlik lugu? eks ta on realistlik, aga seal on selline müstiline joon sees lihtsalt, et jääb nagu lugeja enda otsustada ka mingeid asju ja kaasa mõelda ja ka näiteks raamatu lõpp, et seal ei ütle mina, kuidas on ja seal ütleb siis lugeja näiteks, et mis tema nagu arvab, et kuidas siis on ja see lugu tegelikult lõpeb tema jaoks, et ma tahan natukene jätta ka lugejale seda vabadust, et üks asi on see, kuidas mina seda enda peas ette kujutan, aga üks päev mõtlen nii, üks päev mõtlen naa, et lugeja saaks ka selle vabaduse. kas sa ei karda, et sa pahandad ära mõned lugejad, et mina ise olen selline lugeja, et ma, kui väga palju lahtisi otsi on, siis ma olen pahane pärast raamatu lõppedes, et ei, nii lahti ta ei jää, seal jääb üks asi lihtsalt, üks teema jääb selliseks, et ainult üks asi jääb nagu õhku. jah, ma selles mõttes ei, ma pigem ma ei taha ka lugejat otse kurvastada et ja liiga palju lootust anda või lootust kustutada, et see koht võiks jääda nagu lugejale endale nuputada. Sihuke kummaline. okei mina raudselt lähen raamatupoodi pärast, et mulle on juba müüdud, et noh. müstiline on see alati, mis mind köidab, et see, mulle tundub, et tegelikult noh, kui ta on päris niisugune väga-väga realistlik lugu, et need on alati sellised kuidagi mingit pidi väga ühetoonilised, et see, kas mingi selline fantastiline element või müstiline element või natuke midagi sinna juurde, et see teeb selle justkui nagu paremaks või sügavamaks. Mhm. Ähm, sa oled ka luuletaja ja tõlkija, lisaks sellele, et sa oled õpetaja ja kirjanik. et ma saan aru, et kirjutamine on sul juba hästi väiksest peast või millal sa alustasid? Oh, seda küll ja ma mäletan, kuidas ma olin vist äkki 6 või 7 või millal, ma väiksena ju mina omal ajal ju raamatuid ainult lugesingi, sest ega muud midagi väga teha. ma olen selline loominguline laps olnud terve elu ja raamatud on niimoodi peas mul alati löönud pildi jooksma, et näiteks kirjeldused, kui ma pean lugema pikki kirjeldusi raamatutes, siis ma väsin ära, sest mu fantaasia ise tahab välja mõelda need kohad, kus lood sünnivad, et mulle piisab väga vähe, sest ma ise, minu stiil on ka endal kirjanikuna selline, et ma väga pikki kirjeldusi, kohakirjeldusi näiteks ei armasta teha just enda iseloomu tõttu siis. aga väiksest peale ma lugesin ja nautisin raamatuid ja sellest sain inspiratsiooni ka ise midagi juba nokitseda. Mm, kirjutasin ühe väikese raamatu moodi asjakese, ma mäletan, viisin emale ja isale vaadata ja mul jäi see pooleli ühes koopas, kus oli lohe. ja ma siiamaani mõtlen, et mis seal siis võis edasi, ma mäletan, et seal üks poiss pidi veel järve hüppama ja ei jõudnud kuskile ja see oli minu esimene loomekriis kuskil 7-aastaselt. Aga luuletusi mulle on alati meeldinud kirjutada just rütmi pärast, et mulle meeldib see rütm ja noh, väike sihuke riimikene ka sealjuures. mäletan, kuidas gümnaasiumis klassivendadega istusime, meil oli arvutiklass oli pööningul nii-öelda koolimajas ja siis istusime seal ja kõik kirjutasid niimoodi oma luuletusi, et oli see poogen.ee. et see oli niisugune kaunis lehekülg, kuhu sai siis kõvasti luuletusi kirjutatud ja eks igasuguseid väikeseid tekstijupikesi, üks romaan, mille ma kunagi kirjutasin, mis jäigi sahtlisse, oli ka katsetusena. mulle meeldib olla töökas katsetaja, võiks öelda siis.
ei, aga see halb ei ole. et selles jah, mõttes, et ega sahtlist saab alati ju välja võtta. just. Kas sul on mõni selline eeskuju ka, sa ütlesid, et sa lugesid palju või sa võtsid siit ja sealt. On sul mõni kirjanik või kirjandusteos, mis on selline nagu nii-öelda motona läbib su loomingut? See on hea küsimus, mul on viimasel ajal olnud kõva lugemise periood jälle nüüd pigem nagu lainetena, kus ma loen erinevaid stiile hästi palju, ma tahangi, noh, näiteks praegu loen Kalmsteni Susikiustet, siis enne seda lugesin, issand, kas näiteks mingi Eve Chase'i Musta jänese mõisa või midagi sellist, et noh, hästi variatiivselt. aga kui nüüd mõelda, ma olen alati olnud hästi tubli kohustusliku kirjanduse lugeja ja mind on väga palju mõjutanud tegelikult kirjandust mõistma ikkagi need täiesti toredad raamatud, mis olidki kunagi kohustuslik kirjandus, Isa Goriot, Dorian Gray portree, mille ma nüüd lugesin originaalkeeles just läbi ja olin väga vihane Dorian Gray peale jälle. Siis no see on tõesti, Oscar Wilde pani ikka selles suhtes, tegi ühe sellise vastiku tegelase, et mulle sellised tegelased väga meeldivad, et ta suudab sind kõnetada ja närvi ajada. ta ei jäta Et sind ükskõikseks. just, et ta ei jäta külmaks, mis ma väga armastan, tegelikult paljudel on sellega armastuse ja vihkamise suhe on Tammsaare. mina olen Tõde ja õiguse kõiki osasid lugenud mitu korda vähemalt läbi, et kuidagi see on olnud ilus lugu minu jaoks, mida jälgida, et ma olen selline nagu järjehuviline alati, et mis edasi saab. et sellepärast ma olen ka võib-olla neid niimoodi ilusti lugenud, et jah, aga ka kahtlemata mingid Pipi Pikksukad ja Pullerbi lapsed, et kõik on mind natuke mõjutanud ja mulle midagi andnud. ma ühte konkreetset eeskuju välja võib-olla ei tookski. kes mulle veel väga meeldib, on Mehi Seinsaar näiteks, et tema see maagiline realism on hästi kihvt. jah, nõus, täiesti nõus. et mul on tunne, et me võime sõpradeks saada. et jah, ma olen ka nõus, et mulle endale väga meeldis, see on Hermann Hesse lause, kes ütles, et reaalsus pole kunagi piisav, nõidus on hädavajalik. et mulle tundub, et noh, raamatud, mis nagu seda võtavad ka arvesse, et noh, väike mingi selline nüanss on seal juures, et annab mingi sellise laiema, no vähemalt võimaluse jätab, et midagi on rohkem. et see kuidagi teeb nagu selle paremaks. just. Sa oled noortele kirjutanud või noh, nüüd nagu me saime aru, et esimene raamat oli ka tegelikult noortele. et kas see on nagu selline teadlik valik või sa kirjutad, noh, kuidas sa oma publiku valid? Mm, ma mäletan, kui ma tõlkisin ju seda Labürindijooksja sarja ja Salajane oli see üks mingi sari, ma ei mäleta, kas selle sarja pealkiri oligi Salajane, vist ei olnud. Need crescendo ja vaikus ja mis seal olid, et ma mäletan tõlkija ajast, et see läks hästi ludinal, et näpud ei jõudnud järgi, kui mõte jooksis, et neid oli nii hea tõlkida. ja ja võib-olla selle kaudu ma nagu avastasin, et see noortele kirjutamine ka sobiks mulle ja ma mäletan, miks ma loobusin, noh, tegelikult teadlikult ikkagi astusin tagasi tõlkija elust just seetõttu, et ma tundsin, et ma tahan ise kirjutada, et ma ei taha enam olla vahendaja, sest ma tahaks teha siin-seal teisiti ja see noorte, ma ütlen ausalt, ma katsetan kõikide sihtgruppidega, mul on praegu üks lasteromaan või noh, lasteraamat siis ja siis mul on üks täiskasvanutele mõeldud romaan, mõlemad on sahtlis, et olen iseenda kõva toimetaja. ka Kärbes sind võtku sai minu poolt ikka väga kõva toimetuse, enne kui ma julgesin seda üldse kuskile pakkuda, et ma selles mõttes noortele väga meelsasti kirjutan, aga olen avatud kõiki žanre katsetama, sest ma olen avastanud oma elus, et kui sa oled töökas ja andekas ka natuke, et siis see töökus viib sihile, et siis saab, ennast saab alati arendada ja alati saab luua midagi, kui sul on see kandev mõte. et noh, niisama lahmida pole ka vaja. jah, aga
Kas sa oled, on sul mõni tegelane, keda on keerulisem kirjutada või lihtsam kirjutada, on sul mingid lemmiktegelased, keda sa kirjutad oma teostesse või ka näiteks luuletustesse, et sinna muidugi tegelasi võib-olla ei satu niimoodi, aga Vot see on hea küsimus. Ma mõtlen, et ma millegipärast armastan kirjutada ka poistena, nii-öelda olla see poiss peategelane justkui. Mulle meeldivad väljakutsed ja kuna ma olen ise kasvanud vennaga koos üles, et siis ma üsna enda arvates olen maru kõva taipaja, et mida need mehed ja poisid võiks ka mõelda. et siis endal on hästi huvitav niimoodi kirjutada, et see lugu, tegelikult pigem ma ei eelistagi ühtegi tegelast ega tüüpi kellelegi, vaid ma eelistan seda, kuidas ta mind kõnetab selles loos või kuidas ta sinna ka vajalik on, et kui mul on vaja mingi lugu edasi jutustada, siis ma teen selle tegelase enda jaoks ma tutvun temaga, ma surun maha endas mingeid enda iseloomuomadusi, et teda teha mitte endaks, vaid temaks. sest muidu ma teen temast enda, et ma ei taha, et ta oleks mina, vaid ta peab olema ikkagi see tegelane, et aga pigem ma annangi kõigile võimaluse, no beebina ma ei oskaks kirjutada, ma arvan. aga, aga ei ole selles mõttes vahet, on ta mees või naine, poiss või tüdruk, et kõigist saab, kui natuke läheneda niimoodi sellise väikese nurga alt, et annadki talle hääle, mitte ei suru enda häält peale. kas sul kirjutajana on mingi selline oma nipp või oma rutiin, kuidas sa kirjutad? minu rutiin, mul on kaks väikest last ja see rutiin tähendab seda, et Siis, kui nad vahepeal magavad. isegi mitte seda kusjuures, vaid siis, kui nad omaette mängivad. mul on õnne nii palju selles mõttes küll, et nad on 4 ja 2 ja nad mängivad koos küll õnneks ja nad vahepeal ei taha minuga mängida siis, siis ma ütlengi neile, lähen oma sinna kontorilaua taha ja ütlen, et emme natuke kirjutab ja siis ma natuke kirjutan, et eks nad siis juba teavad. Ma kirjutan siis, kui vaba hetk on ja üldiselt olen ma juhindun sellest nipist, mida ma kuskilt lugesin kunagi, et kui sa avad teksti ja 5 minutit vähemalt sellele keskendud, siis juba tuleb. et ära anna alla. muidugi mõnikord juhtub jah, et keegi tahab enne 5 minuti lõppu minult midagi korraks saada, et siis siis ma lähen lihtsalt tagasi, aga ega muud rutiini ei ole, ma üldiselt kirjutan, ma suudan keskenduda päris hästi õnneks, et kui mul see lugu käib peas, et siis ma lihtsalt pean selle kirja saama, et siis ma kirjutan, vahepeal vaatan mänguasju, mis mulle tuuakse näitamiseks ja siis kirjutan jälle paar mõtet edasi, et selline nagu ka mänguline stiil võib-olla. Kas sul need lood, kuidas nad sinuni jõuavad, kas nad tulevad tervikuna või ma sain aru, et see Kärbes sind võtku, et see tegelikult on justkui nagu mingist ühest mälupildist sündinud lugu mingis mõttes. jah, vot selle kärbsega oli selles mõttes huvitav, et ma teadsin, et mul on see alguse mõte, aga ma ei teadnud, kuhu ma jõuda tahan. Ja siis ma mõtlesin selle niimoodi pooleldi käigu pealt justkui. ma olen praegu kirjutanud need 2 viimast asja, mis ma kirjutasin pärast kärbest. Need ma olen väga teadlikult ära planeerinud, et kuhu ma tahan jõuda ja kust ma alustan. Aga kärbsega oli kuidagi niimoodi, et see lugu juhtis mind seal tekkis mingisugune oma allhoovus või ma kuidagi lasin lainel minna. et üks asi viis teiseni justkui ja siis ma juba kuskil seal poole peal hakkasin vaatama, et okei, et nüüd on nii ja ma tahan sinna jõuda. et mul ei olnud kohe alguses sellest mälupildist teada, et mis lugu sealt tuleb. aga kuna see mälupilt oli tugev ja ma tahtsin ta kirja panna, siis ma panin ta kirja ja siis sealt hakkas nüüd vaikselt kerima, et mul oli eelmine aasta sellega nii, et ma kirjutasin, alustasin sellega, ma vist vaatasin seda dokumenti järgi, et ma alustasin jaanuaris äkki. ja siis ma kirjutasin palehigis niimoodi noh, sa inspiratsioone küsi, onju.
kirjutasin, kuni algas lastel suvepuhkus. Ja siis mul oli terve juuli oli kärbsevaba, noh kujundlikult öeldes. väga-väga hästi. aga see oli nagu hästi valus eemalolek, sest see lugu, noh, mõnes mõttes ka vajalik on ju, et ma tundsin, et see lugu ikkagi tahab edasi minna. ja siis ma naasin tegelikult ju ka kooli tööle, ma olin lastega kodus olnud, naasin kooli tööle. ja üks hetk need lapsed seal koolis inspireerisid mind vist, mulle tundub, et ma hakkasin seda lugu nagu siis lõpetama ja edasi kirjutama ja siis ta saigi valmis, siis ma olin nende karm toimetaja, 2 kuud vähemalt veel seal toimetasin seda ja siis jõuludeks oli ta mul enam-vähem niimoodi, et vist, ja siis veel terve jaanuari peaaegu olin veel see veel karmim toimetaja, siis alles saatsin ta ja käsikirjana. Sa oled, kuna sa oled palju lugenud ja sa oled tõlkinud ka, kas sa oskad öelda, mis on hea loo valem? Või mis on Mm, mingid etapid või osad, mis seal kindlasti olemas peavad olema? mis ma olen tähele pannud, mis lood mulle ei meeldi, on need, kus tegelast psühholoogiliselt ei avata ja kus on hästi pinnapealne kõik. et mulle meeldib endale kirjutada ka natukene rütmist, helidest, tunnetest, noh, füüsiline, kõik need meeled on ju, et hea loo valem on üllatuse efekt. mulle meeldib, kui mind natuke üllatatakse. ja mis on tähtis, on see tegelikult, et lugu ikkagi läheks edasi, et ta ei jääks liiga kauaks mingi sündmuse juurde, et ma olen ise üsna intensiivse stiiliga autor, et noh, pall peab veerema, muidu ta jääb, noh, jääb kuskile auku kinni, et siis ei ole nagu ka tore. et ta peab olema selline mõnus ja mis noored võiksid nagu, kui nemad tahavad kirjutada, proovida. ma olen ka teinud koolis kunagi ühed välisprojekti lapsed tulid meil ja siis üks tüdruk seal küsis, et aga mis mina tegema peaks, et ma tahaks ka kirjutada ja siis ma ütlesin talle, aga lihtsalt alusta kuskilt ja mõtle selle peale, et sa saad selle tegelasega teha ükskõik, mis tahad. et see on sinu lugu, sinu tegelane ja sa saad ise mõelda välja, milline ta välja näeb, mida ta ütleb, kuhu ta läheb, mida ta teeb, et see on nii mõnus vabadus, et tegelikult kui vähegi jaksata ja tahta ja kui on mingi kandev idee, siis jumala eest tasub proovida. Sa võtsid mul praegu viimase küsimuse käest, et me oih. tavaliselt tavaliselt lõpetame need intervjuud sellega, et ma küsin, et kas on mingisugust nõuannet noortele, kes tahaksid kirjutada. aga äkki sa näiteks tood välja, et mis võiksid olla sellised, mis võiks olla mõni hea põhjus, miks hakata kirjutama? et noh, sa näed neid lapsi, eks ole, koolis ka, et miks väljendada ennast teksti kaudu? Ähm, noh, vot see tänapäeva maailm on ju hästi tehnoloogiakeskne ja tegelikult, mis kooliski on näha, on see, et lastel on see eneseväljendus ja julgus isegi on pisut nagu kadumas, et ei osata ennast, noh, see on nagu väga üldistavalt öeldud, on ju, et aga et ei osata siis ennast nii hästi kirjalikult väljendada, kui võiks, et kindlasti on ju neid erandeid, aga ma arvan, et võib-olla kui lugeda ise raamatuid, siis lugemine on see, mis paneb hästi keele elama. ja kui oled ise töökas ja proovid kasvõi näidete järgi alguses, siis saab igast ühest töökas sipelgas nii-öelda, siis tegutseb, siis saab temast ka pesategija, et tuleb lihtsalt ise natuke nuputada, proovida ja proovida leida üles raamat, mis kõnetaks, natuke seda lugeda, kui on raske, panna korraks käest ära, uuesti lugeda ja mitte alla anda, on nagu oluline minu meelest. see on väga hea mõte, millega lõpetada. aitäh sulle, Mai aitäh, et ja sa leidsid aega ja ikka, ma soovin sulle suurt edu sinu raamatuga. aitäh, väga tore oli.